Selle kruusatee lõigu ette Järvamaal ilmusid massipiirangu märgid alles hiljuti. Kui vaadata kaarti Tark tee massipiirangute poolt, siis see on keeldudest punane. Selle üks ja suur põhjus on püsivalt soojad ja sajused ilmad. Nad on muutunud sopaseks, pehmeks ja kohati on kandevõimega probleeme esinenud ja mistõttu ka Transpordiamet on juba sunnitud ka kehtestama teatud teelõikudel edasise tee lagunemise vältimiseks ka massipiiranguid. Kokku on kruusakattega riigiteid 4000 kilomeetrit. Kõige kurvem on olukord Lääne- ja Lõuna-Eestis. Tüüpiline massipiirang on 8 tonni ja seda teed ikkagi päris suurte masinate ja ka muu raske transpordiga ei sõida. Kas see tähendab, et kuskil jäävad mingid tööd tegemata? Kindlasti, et kus on väga vaja liigelda, et konkreetsete tööde teostamiseks selleks on võimalik taotleda ka eraldi luba ja loomulikult ka operatiivsõidukid saavad endiselt kasutada neid teelõike, kus on massipiirangud kehtestatud. Teine ja oluliselt suurem osakaaluga on omavalitsuse alluvuses olev teevõrk. Nende hooldus rahastatakse ka riigieelarvest. Järva vallas on samuti kruusateedega suured probleemid. Vallateid on seal 300 kilomeetrit. Võtab ära kõik, mis võtta on. Ega valla eelarves tegelikult rahalisi vahendeid teehoiuks on suhteliselt vähe. Rahastatakse teehoidu riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt, mis vanemate kolleegide sõnul on isegi aastast 2009 püsinud muutumatuna. Kuna teenuste hinnad vahepeal on pea 2 korda kasvanud, siis kujutate ise ette, millised käärid seal on. Et kui käesoleval aastal oli eraldatud siis peaaegu 700 eurot ühe teekilomeetri kohta, siis selle raha eest me saame kattematerjali lisada umbes 90 meetrile teele. Transpordiamet aga kohe kindlasti ei kiirusta siinkohal appi tõttama, seega laveeritakse võimaliku ja võimatu piiril. Samuti on väga keeruline sademete korral teid hööveldada.